Maaelujutud. Tere vaatajad ja kuulajad, alustame jälle maaelujutte. Seekord räägime maanoortest ja noortest maal. Ja meil on külas Annika Kallasmaa ja Karmen Pikmets Eesti noorteühingust 4H. Tere hommikust! Tere! Tere! Mis asi on 4H? Aga enne kui ma selleni jõuan, kuidas te ise sinna jõudsite ja mis teid maaga seob? No mina olen sündinud ja kasvanud ikkagi täitsa maal ja põllumajanduses. Meil on kodus piimafarm, suur süke traditsiooniline Eesti pere. Olen 6 laps ja tegeleme kõik põllumajandusega. Nii et maaga seob absoluutselt kõik sünnist alates. Nüüdseks olen liikunud küll Tallinnasse ülikooli, aga ikkagi iga nädalavahetus koju jõuan. Kus see suur talu asub? Olen pärit nüüdsest siis Lääneranna vallast, endisest Koonga vallast, nii-öelda Pärnumaal ehk siis seal Virtsu külje all ja Pärnu vahepeal. Et seal meie pere asub kõik ja nii-öelda perefarmi üheskoos peame. Kas sa oled maakoolis ka käinud? Ja mina 9. klassi lõpetasin pisikses lõppekoolis, kus tollel hetkel oli äkki 36 õpilast 9 klassi peale, et olen alati pisikeses klassis olnud, õppinud. Üleminek muidugi Pärnu Sütavaka humanitaargümnaasiumisse, kus klassis oli korraga 38 õpilast, oli päris korralik. Nii et jah, nii-öelda sellised maaelu võlud ja valud on väga enda peal nii-öelda läbi elatud ja tean ja tunnen hästi. Ma võiks siis öelda, et sa tunned nii öelda ise pannes kätt mulda ja tehes mõned peenrad valmis, kui ka kindlasti istunud kuskil traktori või kombaini roolis. Ja no eks nüüd uue tehnikaga sinna nii-öelda lapsi ja noori lastakse vähem ligi, aga ikkagi esimesed traktorisõidud sai Belarusiga vett veetud lapsena küll ja aedu ehitatud ja tõesti ka lehmalaudas käidud. Nüüd me küll on robotlipsi laut, et sinna juurde enam tõesti ei lasta, aga alustuseks ikkagi paar korda sai proovida ka ise lehma lüpstud, et kindlasti nüüd ma olen vähem kaasas olnud, aga seda tööd, mis mu pere seal igapäevaselt teeb, tunnen tegelikult üsna hästi ja tean nende rõõme. Annika, kust sina pärit oled? Mida sa enda seostest maaga meile räägid? No mina olen ka tegelikult maalaps. Et kuni ülikooli lõpuni oli mu elu maal, et meil oli väiksem talu, mitte nii suur nagu Karmenil, et meil olid ka kõik need loomad esindatud, lehmad, lambad, sead ja oli siis põllumaad ja viljapõldu ja oma õuna ja marjaaiad, nii et ma olen ka siis käsi mullas kasvanud ja tegelikult kõik selle omapidamine oli ka üks minu lapsepõlve töödest. Mis piirkonnast? Mina olen Valgamaalt pärit ja ühes väikeses külas nimega Lotta oli see siis. Rõõm kuulda, minul on Valgamaaga ka tihedad sidemed, nii et aga mis teid täna 4H-ga seob? Lähemegi selle juurde, et kuidas te 4H-sse jõudsite ja saate hakata rääkima ka, mis organisatsioon on siis Eesti 4H? Ma võib-olla alustuseks ütleks lihtsalt jah, et Eesti 4H on maanoorte organisatsioon ja selles mõttes me võib-olla ajaloosse lähme hetke pärast täpsemalt, aga selle eesmärk on alati olnud algusest peale pakkuda maanoortele võimalusi, mida tollel ajal, kui see organisatsioon Eestisse jõudis, ei olnud maanoortel, et olid huviharidus ja vaba aja veetmise võimalused olid eelkõige ju linnades ja linnaõpilastele. Ja 4H on alati seda vahemikku nii-öelda maanoorte jaoks täitnud ja minuni nii-öelda jõudis 4H rohkem ise kui mina 4H-ni. Meil oli Sirje Kaska oli minu juhendaja, muusikaõpetaja, klassijuhataja lõppekoolis ja tema oli ka siis 4H juhendaja, tollel hetkel vabatahtlik juhendaja, kes siis käis lastega laagris ja tegime igasuguseid vahvaid üritusi enda koolis, enda klubiga. Ja osalesime üle-eestilistel üritustel. Ja kui mina 5. klassi jõudsin, siis see oli see vanus, kus õpetaja Sirje meid 4H-sse vastu võttis. Et kuna ta oli juba sellel hetkel vanema seas, siis noortematega ta ei jõudnud võib-olla nii palju ringi trallida, aga alates 5. klassist sai 4H laagrisse. Nii et mina tegelikult olen noorteühing Eesti 4H-sse kuulunud nüüdseks juba 11 aastat. Ja jäi veel nüüd siin täpsustada, et täna oled sa juhatuse esimees, mõnel kohal võid ennast ka 4H presidendina tutvustada, aga tegelikult see juhatuse esimees on ikkagi käed-jalad tööd täis. Jah.
Annika, sina oled praegust tegevjuht. Kuidas sinu teekond 4H-sse jõudis? Ja kui varaselt siis esimesed kokkupuuted olid? No mina olen lõpetanud muidu Maaülikooli ja pärast seda ma sattusin Põltsamaale, et seal on mul ka nüüd oma siis aed, kus ma saan nii-öelda seda maaeluga tegeleda. Aga ma olen töötanud muidu koolis projektijuhina ja vallas noorsootöö spetsialistina. Ja mingil hetkel ma tundsin, et tahan nagu keskkonnavahetust ja muutust ja märkasin siis tegevjuhi kuulutust ja kandideerisin, nii et mina olen siis 4H-s olnud 2 aastat ja 9 kuud, märtsis saab siis 3 aastat. Et minu taust 4H-s ei ole väga kaugele ulatuv, aga jah, et siis ma olen tegevjuhina täitnud seda rolli ja nüüd on ka minu tütar nii-öelda siis liige. Ja võib-olla ongi just, et sinu tütar vist oli vahetult ennem juba liige, kui sina meile tegevjuhiks tulid, et sealt kaudu lapsevanemana võib-olla kogemus, et laps 4 laagris oli käinud. Ja mingi taust ja et kohaliku noorsootöö ja kooli kaudu, kus meie vabatahtlikud juhendajad. Ja muidugi mul oli seos varem, sest ma olen 2 või 3 korral käinud 4H laagrites töötubasid tegemas. Et siis ma nagu ei olnud veel nii teadlik sellest 4H-st, et ma lihtsalt läksin kui töötuba tegema, noortele tegevust pakkuma. Ja hiljem siis mõtlesin, et et see ongi nüüd see koht, kus ma tegelikult olen juba käinud. Kuna nüüd läks juba jutt tõesti selle peale, et kes kui noorelt juba on liikunud, siis võib-olla võtakski niimoodi, et Karmen, kas sina räägid natukene see struktuurist, et kus piirkondades te tegutsete ja tõesti, mis vanusegrupid teil tegutsevad ja kuidas see töö 4H-s käib? Ja, 4H nüüdseks on tegelikult me järgmine aasta tähistame juba 35. juubelit, nii et oleme üsna tegelikult juba päris pika ajalooga organisatsioon ja see ajalugu on väga tugevalt mõjutanud, kus me siis täna tegutseme ja kellega me täna tegutseme. Et nagu ma mainisin, ta on maanoorteorganisatsioon, mis ongi 90. alguses Ameerikast meile tulnud ja just seda, et pakkuda maanoortele ka erinevaid huvihariduslikke võimalusi, vaba aja veetmise võimalusi, mida tollal tegelikult maapiirkondades väga ei olnud. Ja nüüdseks ongi 4H jäänud tegutsema kuude nii-öelda piirkonda üle Eesti, et oleme aktiivsed Virumaal. Nii ida kui ka läänest on meil seal noori. Oleme väga aktiivsed Jõgeva ja Pärnumaal. Samuti on meil Järvaval ja Harjumaal klubid. Ja lisaks on siin sedasi, et Pärnumaal on hüpanud mõni aktiivsem klubi Viljandimaa piiri pealt ja ka nii-öelda Tartus on aktiivsemad noored ikkagi klubisse koondunud. Ja eks selles mõttes meie klubid ühendavad noori võib-olla ka üle Eesti, et nii-öelda sõpruste kaudu on jõudnud ka kaugematest piirkondast, kus 4H-d ennast võib-olla ei ole, on nende piirkond lapsed ka meie laagritesse jõudnud. Ja meie nii-öelda sihtrühm on tegelikult kõik noored vanuses 7–26, aga põhilised liikmed on praeguses ikkagi vanuses 7–18, et eelkõige see vanus, kus nad maapiirkonnas koolis on, seal õpivad, et võib-olla nii-öelda üks meie väljakutse ongi nii-öelda seda vanemat noort tagasi organisatsiooni juurde tuua, kui ta üks hetk on kas siis põhikooli või gümnaasiumi lõpetanud ja liikunud ülikooli ja nii-öelda koondunud rohkem linnadesse, kus praegusel hetkel nende võimalused asuvad. Täpsustuseks küsiksin juurde, et kas teil on liikmed, te nimetasite siin klubid, et kas nagu algorganisatsioonide kaupa või on üksikisikud liikmed, kuidas see struktuur teil on üles ehitatud? No meil on liikmed tegelikult noored, kuna me oleme noorteühing ja meil peab olema, liikmed peavadki olema noored, aga siis need klubide juhendajad on ka meie liikmed. Ja praegu meil on nimekirjas kusagil 800 noort, nendest 500 on aktiivsed ja juhendajaid on meil siis 40 ringis. Nii et nemad on siis meil eraisikuliselt liikmed. Jah. Ma tuleksin selle juurde veel, et võib-olla selle laiema ajaloo juurde mõne sõnaga, et sa ütlesid, et 4H tuli meile Ameerikast ja nüüd on Eestis olnud 30 aastat, et võib-olla siis selle taustaga, et mis taustal Ameerikas oli ja kuidas ta siis Eestisse tuli, et tuli otse või tuli vahel on tulnud asju läbi Põhjamaade? Ja meieni ta selles mõttes 4H ongi saanud siis alguse Ameerika Ühendriikidest 1902 minu arust see aasta number, kus
hakkasid nii-öelda vabatahtlikud juhendajad maaülikoolides tegelikult tooma juurde seda kogukonnatööd, vabatahtlikku tööd ja nii-öelda just noortele suunatud tegevuste pakkumist. Et need olid ise üsna noored inimesed tollel hetkel, kes tahtsid tuua rohkem tähelepanu ja rohkem võimalusi siis ka nende maaülikoolide kaudu ikkagi nendesse väikestesse piirkondadesse. Ameerika Neliha on suur, neil on ligi 6 miljonit liiget ja nemad on väga tugevalt ikkagi endiselt selle põllumajandusliku seosega. Aga sealt nii-öelda, ütleme, oli ikkagi ka nendes maapiirkondades inimesi, kes olid kunagi kas siis Euroopas sinna jõudnud, kolinud ja ka ikkagi Rootsist ja Soomest, kes nii-öelda nõukogude ajal võib-olla või enne seda olid sinna liikunud ja sealt tutvuste kaudu üksed selle Euroopasse tegelikult tõid. Ja Eestisse ta jõudis nii-öelda läbi perekond Lindströmi, kes olid Arizonast nii-öelda Nelihaga väga tugevalt seotud ja neil olid sugemed siis just siin Skandinaaviaga ja Soome ja Eestiga. Ja nii-öelda läbi Soome Neliha tollel hetkel jõudis tegelikult see organisatsioon ka Eestisse. Et nii-öelda see õigemini organisatsioon kujunes välja siis Uus-Eesti noorteorganisatsioonist, mida vedas tollel hetkel Jüri Rute. Hiljem sealt nii-öelda süke poliitiline taust, kust see oli kujunenud, kadus ära ja tuli juurde see Neliha praktika siis eelnevatelt nimetatu kaudu, et nemad tõid siis selle nii-öelda hea tava ja praktika, kuidas Neliha nii-öelda nagu toimib ja mida ta siis endas kannab Eestisse ja selle organisatsiooni algega koos Eesti Neliha tekkiski. Et oleme aktiivselt tegutsenud tõesti 35 aastat nüüd. Aga defineeriks lahti nüüd see 4H-d, et see tundub nagu oleks tegu mingi akronüümiga, et ma olen korra kuulnud, aga mis see 4H-d siis tähendab? Tõlkige ära. Seda on varem ka küsitud, et see on teil nagu mingi kood, salakood, et jah, et see number 4 tähendab seal 4 H-tähte ja need H-tähed tulenevad siis tegelikult ingliskeelsetest sõnadest, et mis on siis heart, head, hands and health. Ja need siis tegelikult sümboliseerivad inimese terviklikku arengut, et sa peaga nagu mõtled, kätega tegutsed, südamega hoolid ja siis hoolitsed oma tervise eest ka. Et 4H läbi põhimõtte nii Ameerikas kui ka erinevatel struktuuridel nüüd Euroopas ja tegelikult ka üle maailma on endiselt see, et noored õpivad läbi tegutsemise. Me õpime läbi erinevate kogemuste ja see on nii-öelda selline praktiline väljund on alati olnud see nii-öelda 4H erinevus teistest noorteorganisatsioonidest, et väga palju meie noored teevad igasugust käsitööd ja praktikaid ja just ongi see, et me ka laagrites noortele õpetame läbi kogemuse. Just see on see, kus nad kõige rohkem õpivad, et meie nii-öelda enda moto on 4H ka õpime tegutsedes. Küsiks selle laiema pildi kohta veel nii palju, et kuna sama nimetusega organisatsioone on ka mujal, olen käinud ise ühes Soome 4H üritusel või kohas, mis kandis 4H nimetust ja seda tutvustust seal kuulnud ja nii edasi, et kui palju, et olla 4H-d, kui palju siis iga riik on nagu ise moodi ja kui palju te olete nagu seoses oma mingisuguse sellise katusorganisatsiooniga, et kui tihe või kui tihe see on? Ja, et selles mõttes Euroopa tasandil ma ütlen kindlasti 4H on võib-olla rohkem ühte nägu, et on võtnud selle tugevama fookuse just nii-öelda maanoorte noorsootööle ja nii-öelda võimaluste pakkumisele. Kindlasti on meil riigiti väga ikkagi suured erinevused ka, mis tegevusi me täpselt teeme ja see tuleb kõik sellest kultuurilisest taustast, et Soomes kindlasti on neil palju tugevam ka põllumajanduslik seos ja see tuleb ka sellest, et neid peamiselt rahandab põllumajandusministeerium sealne. Aga selles mõttes just täpselt see ühine moto, et need 4H-d ja see, et me õpime tegutsedes on nii-öelda ühildav kõigiga. Et võib-olla kõige suuremad erinevused ongi just Ameerika endaga, kus see pärit on, lihtsalt sest see kultuur ongi väga erinev ja nende fookus on ka läinud nii-öelda nooremale sihtrühmale 4H-l, et lisaks Ameerikas eksisteerib selline organisatsioon nagu Future Farmers of America, mis tegeleb eelkõige siis keskkooliealiste noortega ja need on väga tihti 4H vilistlased, kes sinna liiguvad ja tegelevad täpselt samasuguse põllumajandusliku tegevusega. Ja nii-öelda Euroopas meid ühendab tegelikult selline organisatsioon nagu Rural Youth Europe, kes on siis maanoorte organisatsioon, aga sinna alla kuuluvad veel lisaks erinevatele 4H organisatsioonidele ka nii-öelda Saksamaal ja Austrias väga populaarsed Landjugend organisatsioonid ehk siis maanoorte organisatsioonid ja nende erivariatsioonid siis üle Kesk-Euroopa ja Lõuna
ja Põhja-Euroopa, nii et. Püsin veel korra seal rahvusvahelisel tasandil, et kui tihe teil koostöö on ja mis valdkonnas te kokku saate, mida arutate, on teil koostööprojekte? Ja me oleme koostööd teinud või siis nii-öelda üksteisel külas käinud ja kogemusi jaganud Soome Nelihal ja siis Läti Nelihal. Et me oleme nii noorte kui juhendajatega siis nende juures käinud ja kuulanud, vaadanud, mida nemad teevad ja võib-olla üht-teist ka siis proovinud ise järgi. Ja viimati käisidki noored nii-öelda Läti Neliha spordipäeval, et siis see oli selline ühistegemine ja juhendajad said siis kohalike juhendajatega ka omavahel rääkida. Aga tuleks, ma lisaks võib-olla lihtsalt just, et ja tegelikult nii-öelda Läti ja Soomega, kes ongi meile kõige lähemad, me seda koostööd proovime nii-öelda kõige tihedamana hoida ja samuti oleme siin proovinud leida võimalusi ka näiteks Rootsit külastada, et see sealset Neliha tegevust näha ja Läti noored näiteks sellel aastal, kuna meie suvelaager oli Pärnumaal, oli 10 Läti noort ka meie Neliha suvelaagris. Aga rahvusvahelisel tasandil me töötamegi eelkõige nii-öelda Rural Youth Europe'i kaudu ja seal me tegeleme väga tugevalt just võib-olla sellise huvikaitse fookusega, et tuua tähelepanu just maanoorte nende võimalustele ja millised võimalused on nii-öelda noorteorganisatsioonidel just, mis on selle nii-öelda maaelu suunitlusega. Osaleme nii-öelda nende traditsioonilistel üritustel, alles aasta tagasi tegelikult toimus nii-öelda nende tippsündmus Eestis siin samas Voorel, Eesti Neliha aktiivsed vilistlased võtsid selle enda vedada, et nii-öelda nende suur fookus on ikkagi 18+ nii-öelda noortel ja nende võimaluste võimendamisel läbi siis Erasmus+ projektide, aga nii-öelda sisu varieerub igal aastal erinevalt, et järgmine aasta toimub suur kohtumine Šveitsis, kus on näiteks fookuses hoopis, kuidas tehisaru kasutada ära põllumajanduses. Et see on väga varieeruv, aga nendega tegeleme eelkõige koostöös just süke, et noorte võimaluste laiendamine, noorte osaluse tähtsuse tõstmine just maapiirkondades. Kas Neliha katusorganisatsioon on ka siis otsapidi nii-öelda Euroopa Komisjonile sinna sisendi andmiseks? Just, et nemad on huvikaitses väga aktiivsed ja Euroopa nii-öelda tasandil ja just Brüsselis enda tasandil nähakse neid väga väärtusliku nii-öelda sisendi andjana. Et alles hiljuti ka nii-öelda Rural Youth Europe'i kontor liikus Helsingis, kus ta varem oli tegelikult Soome Nelihaga ühes kontoris, liikus nüüd just nendel põhjustel tegelikult Brüsselisse, et olla natuke rohkem Euroopa keskel, et kõigil liikmesorganisatsioonid oleks sinna parem liikuda, aga et olla ka lihtsalt lähemal nii-öelda seadusandlikule ja täidesaatvale nii-öelda Euroopa võimule, kus seda sisendit tegelikult väärtustatakse. Kuidas Eesti esindajad sinna nii-öelda nagu kontakti saavad, kas automaatselt siis tegevjuht ja juhatuse esimees või on veel mõned liikmed mingites töörühmadesse valitud? Ja hetkel on ta meil jäänud selles mõttes juhatuse ja tegevjuhi ja nii-öelda peakontori tasandile, aga tegelikult on see, et meie noored saavad seal võimaluse osaleda, et seal ei pea olema ainult juhatuse liikmed, et nii-öelda see noorte peamine osalus, nii-öelda vanus ongi see 18–30 ja sellel aastal me just saatsime 5 noort käisid Sloveenias nende üritusel ja samuti nüüd järgmisel aastal oleme noori nii-öelda nende üritustele välja saatmas. Aga nii-öelda põhiline süke huvikaitse ja projektide koostöötegevus käib ikkagi nii-öelda kontorite tasandil, aga meil on ka väga vedanud, et meie vilistlane Ketrin Kastehein on nüüdsest sellest suvest Rural Youth Europe'i juhatuse esimees, mis on meile väga suur au, et meil tõesti on väga hea otsekontakt, et varasemalt oli Ketrin ise nii-öelda meie piirkonna grupi esindaja juhatuses ja kuna seal juhatuse esimees astus tagasi, siis Ketrin kandideeris ja saigi valituks. Et üldjoontes see esindus käib, et nende Rural Youth Europe'i juhatuses on eri grupid ja nendel alati valitakse esindaja. Meie grupp siis on siin Eesti, Läti, Moldova, siuke nii-öelda ütleme Ida-Euroopa nii-öelda riikidest, kes on hilisemalt nii-öelda sinna organisatsiooni juurde tulnud, et meil tegelikult on otse oma juhatuse esindaja, kellega kontakti hoida ja koostööd teha. Tuleksin sealt siis otsapidi Eestisse ja küsiksin seda, et kuidas te täna Eesti nii-öelda seadusandlust mõjutate, et kuidas te siin Eestis kohapeal olete partnerid, missuguse, kas otse või mingisuguse katusorganisatsiooni kaudu? Ja meie kuulume siis Eesti Noorteühenduste Liidu alla
ja läbi siis nende jõuame nii-öelda otsustajateni, et nemad korraldavad üritusi, kutsuvad meid kokku, küsivad meie käest erinevat siis informatsiooni ja siis saame panustada niimoodi. Küsin veel seda, et kas peale 4H nagu maanoorte esindust on veel keegi, kes on nagu partnerluses siis Eesti seadusandjatega? No meil on väga unikaalne organisatsioon, et maanoortega tegelevad veel kindlasti rohkem skaudid ja gaidid, kellel nii-öelda organisatsiooni nii-öelda tuumik on laiem, aga nende fookus on ka natuke nii-öelda selles mõttes ikkagi tugevalt teine ja süke riigikaitselisel ja süksel üldiselt ellujäämisõppel. Samamoodi ju tegelikult kodutütred ja noorkotkad, eks ole, et nad on ka väga paljud on ju maapiirkondade noored, kes seal on, aga jah, nad tegelevad nii-öelda teistsuguse suunaga lihtsalt. Et meie võlu on alati olnud see, et me pakkumegi väga sükest mitteformaalse nii-öelda õpet noortele oma laagrites või sükseid kogemusi, et ta on natuke laiem, et see ei ole ainult puhtalt, meie laagrid ja üritused ei ole ainult puhtalt spordilaagrid näiteks, vaid seal on käelisi tegevusi, on muusikalisi tegevusi, loovust, et natuke kombineerib kõike. Aga tulekski nüüd siia teie organisatsiooni nagu struktuuri ja selle tegevuste lahti seletamise juurde otsaga jälle tagasi, et küsin korraks võib-olla veel lühidalt seda Eesti ajalugu, et organisatsioonid ja eriti noorteorganisatsioonid, kus see vahetus toimub hästi kiiresti, eks ole, paar aastat, eks ole, juba on noor kuskil välismaal õppimas, juba, eks ole, midagi liigub, kuskil midagi tekib. Kui palju see piirkondlik kaetus on nagu selle 30 aasta jooksul nagu muutunud, et päris detaili mitte, aga et kui ta alguses tuli, kas ta haaras nagu tervet Eestit või vastupidi hakkas kuskilt pihta, et täna sa nimetasid, et siin on 6 regiooni põhiliselt. Ja nii-öelda tausta poolest ütleme, väga suurt rolli ongi alati mänginud 4H-s need vabatahtlikud juhendajad, kelle all on siis nii-öelda, meie nimetame neid klubisteks, kus siis on nendel oma punt noori, keda nad siis aitavad juhendada, kellega nad üritustel käivad, et alguses saati on nemad olnud võtmerollis ja sinna, kuhu tekkisid esimesed juhendajad, mis tegelikult olidki Pärnu ja Jõgevamaa ja ka Virumaa, on nii-öelda meie pikaaegsemad regioonid olnud. Tartumaal on vahepeal olnud nii-öelda palju aktiivsem ka tegelikult Viljandimaal, me oleme haaranud nii-öelda laiemalt, aga see just olenebki, et kui see nii-öelda õhinapõhine juhendaja sealt eest ära kaob, on olnud keeruline seda organisatsiooni seal piirkonnas võib-olla jätkata, et ikkagi me oleme väga tänulikud ja tugineme väga palju enda vabatahtlikutele juhendajatele, kes ütleme, staažikamad on olnud 4H-ga tegelikult algusest peale, et üle 30 aasta ja nad endiselt on meie klubide juhendajad ja käivad lastega laagrites, et meil on just homme sõidame nii mina kui ka Annika tegelikult Kehtnasse, kus toimub meie sügisakadeemia, mis on suunitatud siis 13+ noortele ja tulevad küll Eesti nüüd ka staažikamad juhendajad kokku. Tahad sa midagi lisada? Aga küsin siis tegevjuhi käest sellist küsimust, et kuidas teie finantsid on, kes teid kuidas see on korraldatud, et kas elate ainult liikmemaksudest või missugust toetust te saate ja missugune võib-olla see projekti tulubaas on? Et liikmemaksudest me ei ela, sellepärast et liikmemaks on väga sümboolne, et kui noor on liige, siis ta maksis siiamaani ainult 2 eurot aastas ja kui liikmeks astus, siis 3 eurot. Et tuleval aastal see natukene tõuseb, aga see on ikkagi sümboolne. Et meie põhiline rahastaja või toetaja on ikkagi Haridus- ja Teadusministeerium, kust me saame siis tegevustoetust, iga aasta tuleb meil seda taotleda ja siiamaani me oleme saanud ja siis sellega toimetada. Lisaks me muidugi otsime erinevaid võimalusi fondidest ja projektidega. Et näiteks noorte heaks projektide raames oleme häkatone läbi viinud, siis sellel aastal just seesama sügisakadeemia saab meil toimuma tänu siis KÜSK-ile kodanikuühiskonna sihtkapitali vahendatavale rahale, sest see tuleb Euroopa Liidu rahadest. Ja siis on meil ka selliseid pisemaid asju nagu kooritoetus, kuna meil on Tartumaal Eesti 4H lastekoor. Et see on ka selline väga unikaalne asi, et seal on
siis üle piirkondlik laste või selline koor 6 erinevast koolist, et tegelikult au ja kiitus juhendajatele ja lastele ka, et nad viitsivad niimoodi kokku saada, laulmas käia ja ka laulupidudele on nad saanud kogu aeg. Ja siis nemad saavad kooritoetust ja läbi siis meie organisatsiooni. Ja siis meid muidugi omavalitsused toetavad niimoodi, et me saame nende ruume kasutada, näiteks koolimaades või noortekeskustes siis oma üritusi teha ja juhendajad on tublisti küsinud ka kas siis transporditoetust või osalustoetust noortele. Ja meil on siis veel ka häid sponsoreid, näiteks kui me teeme ürituse, siis me ikkagi otsime, et saaksime erinevaid tooteid, mida jagada ja lapsevanemad kindlasti aitavad, kas siis transpordivad või mõnes piirkonnas isegi aitavad tegevusi läbi viia, on kaasatud ja siis vabatahtlikke ka, nii et me kutsume mõnikord appi endale inimesi. Küsiks ja täpsustakski nüüd siis seda, et missugused need tegevused on ja missuguses valdkonnas ja mis sihtgruppidele ja võib-olla siin ka, et kui palju te keskselt suunate ja kui palju sealt koha pealt tuleb seda, et me teeme siin vot seda. Jah, eks see organisatsioon on nii-öelda ajas ka veidi muutunud, et algusaastatel oli väga palju rohkem sükest aktiivset tegevust koha peal nendes väikestes klubides, mida siis veab eest vabatahtlik juhendaja, kus liikmeskond varieerub süke, et on klubisid, kus on 15-20 õpilast piirkonnast või ka klubisid, kus on 40, 50, 60 nii-öelda klubi liiget ja noort seal koha peal. Et meie juhendajad tulevad eelkõige kas koolidest või nad on noorsootöötajad või lihtsalt vabatahtlikud kogukonna vedurid ja teevad seda suure entusiasmi pealt. Aga organisatoorselt nii-öelda üle-eestiliselt meil toimuvad ikkagi meie nii-öelda suursündmus on suvepäevad, suur süke laager, just telklaager lastele. Me oleme kindlasti üks väheseid, kui mitte nüüdseks juba ainuke, kes suvel lastega telgivad. Et lapsed magavad 3 ööd telkides ja oleme värskes õhus väga palju. Et see on alati meie nii-öelda laste lemmik, suur hitt ja seal meil on tavaliselt ikkagi 200 osalejat koos juhendajatega ikkagi enam-vähem kokku tulnud, et need aastad muidugi siin on ka peale Covidit nii-öelda numbrid ikkagi muutunud, aga see on nii-öelda läbi aegade olnud ikka liha süke nii-öelda tootemärk. See on natuke nagu ellujäämiskursus ka, sellepärast, et tänapäeval lapsed ei ole väga harjunud niimoodi iseseisvalt võib-olla majandama, et seal nad saavad ikka eluks vajalikke oskusi, et kuidas oma tunnetega toime tulla, kuidas oma kaaslastega arvestada ja kuidas üldse, eks ole, seal ellu jääda nii-öelda, et kui on sul putukad ja muud tegelased ümberringi. Et see on jah selline, mida me tegelikult hindame ise ka väga kõrgelt. Aga need teemad, mida te seal käsitlete, et mis teeb teist nii-öelda maanoore organisatsiooni nendes laagrites ja nendes teistes tegevustes? Ja no suurel osal on selles mõttes, nagu ma enne mainisin ka, et meil toimub väga palju erinevaid tegevusi, et meil on tavaliselt üks päev on pühendatud spordile. Lisaks me teeme igasuguseid käelisi tegevusi, kus ja on erinevad töötoad, kus me käime, siis räägime, on meil see aasta käisid ka gaidid ja skaudid hoopis rääkimas ellujäämiskursusest, oleme teinud erinevaid nii-öelda siis kas põllumajanduslikke tooteid asju ja samuti siis suur osa on talude külastus, kus me nii-öelda kohalike ettevõtete taludega oleme tutvunud. Sellel aastal kahjuks talukülastused jäid suure taudi tõttu ära, me ei tahtnud sellega riskida ja panna nii-öelda ka kohalike ettevõtjaid ohtu, aga selle eest lahendas seda nii-öelda erinevate töötubade läbi ja et väga palju suurt rolli on tegelikult ka kogu see loodusharidus ja looduslähedus, mis ikkagi maal on nii-öelda elu aluseks, et see on nii-öelda läbiv teema meie kõikides laagrites. Ja kuna me tegelikult suvepäevasid korraldame erinevates kohtades, et meil on olnud Pärnumaal, Jõgevamaal ja nii edasi, siis ka selle piirkonna talusid me otsime, kus me saaksime minna. Et kui me nüüd olime sellel aastal Pärnumaal mere ääres, siis me käisime Kabli looduskeskuses näiteks ja muidugi me oleme kutsunud ka sealt piirkonnast alati külalisi, et on nii pääste olnud kui politsei, olid siis need vetelpäästekoerad ja kõik need, mis siis aitavad ka teadmisi ja kogemusi saada siis ohutusalal. Nii et kõik need on tegelikult ka meil esindatud.
ja nüüd me rääkisime nendest kohalikest tegevustest, et kui palju te jõuate nendel hoida silma peal või nad kõik kajastuvad ka, et nii-öelda registreerivad teil ära või teavitavad teid, et me nüüd teeme seda ja teist, et mõned huvitavamad tegevused, mis tuleb meelde? Ja selles mõttes meil on siuke tore aruandepõhi, kus ikkagi kõik juhendajad annavad märku, kus palju noori, et kuna see meie rahastaja jaoks on väga nii-öelda oluline informatsioon, siis see kõik läheb aruandlusesse kirja, et millised klubid, mis tegevusi teevad. Ja siin nii-öelda need tegevused väga varieeruvad, väga piirkonniti, et on olnud siukseid ühepäevaseid, siukseid meelelahutuslikke üritusi lihtsalt, et tuua lapsed kokku, et nad saaksid koos toredasti aega veeta. Või siis lisaks siukseid nii-öelda suurema maaelu fookusega laagreid, kus käiakse, külastatakse mõnda talu. Või näiteks Jõgevamaal väga pikalt piirkonnas hoopis klubi käis ja pakkus Paunvere laadal lastehoidmisteenust. Et nii-öelda need klubilised tegevused tõesti varieeruvad. Meil väga pikalt toimetas Jõhvis hoopis klubi, mis tegeles DJ nii-öelda teenuse pakkumisega, et nad noored ise neid väga huvitas, nad leidsid klubiga võimaluse kirjutada projekt, saada see nii-öelda rahastus, osta see kõik vahendid ja käisid hoopis teenust pakkumas, et nii-öelda me ei ole ainult põllumajandusfookusega, kuigi see on see, kust meie juured pärit on, aga me oleme võtnud siukse laiema maaelu pildi ja just nii-öelda noorte ettevõtlus võib-olla maapiirkonnas ja just õpetada noortele seda ettevõtlikkust eelkõige, et ei pea just ettevõtlusega tegema, aga tasub ise ettevõtlik olla. Ja et me oleme selles mõttes küll väga mitmekesine, et see on muidugi ka juhendaja ja noorte nägu, sest et tegelikult me kaasame ju noori, me küsime, mida nemad tahavad teha, toetame nende oma algatust, nii et seal võibki olla tegelikult täiesti eriilmelisi asju, et kas või siis Halloweeni pidutse peo nagu korraldamine, aga see ei ole lihtsalt nagu fun, et tegelikult nad valmistavad ette, nad teevad kostüüme, nad omavahel ju suhtlevad, et meeskonnatöö, et kõik see, mis siis kaasneb ka ürituse korraldamisega, on siis noorte endi nagu teha, et me toetame väga nagu sellist noorte oma algatust. Kas need kohalikud klubid, kas nad on enamis nagu regulaarsed või mõned ka tulevad mingiks üksikuks ürituseks kokku või on see et näiteks nädalas korra kohtuvad või 6 korra kohtuvad või kas sellest on ka niukest? Ja see just olenebki sellest juhendajast ja kuidas see nii-öelda toimib, et mina võin enda klubi nii-öelda tuua näiteks, olen ka selle sama klubi, kus mina kunagi noorena astusin, olen nüüdseks siis enda juhendajalt üle võtnud, minu klubis on ka klubi Dixi, see on kuidagi, see on jube naljakas lugu, see on täiesti suvaliselt valitud nimi laste hääletamise puhul, see valiti ammu enne mind, sest see klubi on palju vanem kui mina, et see on väga pikalt. Mis piirkonda see siis? Pärnumaal just seal lõppekoolis on see alati nii-öelda tegutsenud, et nüüdseks ma olen, tollel hetkel oligi hästi tugevalt, oligi nii-öelda lõppekooli õpilaste klubi, nüüdseks on ikkagi laiemalt minul Läänerannast ka teisi õpilasi ja rohkem nende sellest Lääneranna gümnaasiumi osast ka. Et see nimi on kuidagi tulnud ja jäänud alati selline huvitav, aga olen selle klubi üle võtnud ja tõesti, kuna ma ise olen enamusajast tegelikult Tallinnas, siis meie klubiga igakuiselt või iganädalaselt regulaarselt ei kohtu, aga samas reedel pakin 2 auto peale 10 last ja lähme üle Eestilisse laagrisse, et väga tihti me oleme nüüdseks märganud seda, et noortel on väga palju võimalusi, et kui kunagi Neliha tuli, ei olnud maanoortel üldse tegelikult sellist valikuvõimalust, et mida teha oma vaba ajaga ja tihti tegi lihtsalt ula peale. Et siis ikkagi siukest klubilist ja nii-öelda kas igapäevast või iganädalast tegevust oli rohkem. Nüüdseks on see, et on väga palju huviringe, erinevaid võimalusi, on ju noortevolikogud, on õpilasesindused, erinevad projektid. Meie noored on väga tegusad, et meieni jõuavad ikkagi eelkõige siuksed aktiivsed noored, kes tahavad ise hullult panustada ja olla ja õppida ja neid ju jagub igale poole. Et meie enda klubiga tõesti, ma ei kujutaks isegi ette, et need lapsed jõuaksid oma muude trennide asjade kõrvalt iga nädal kokku saada, aga niipea kui on võimalus minna kas piirkonnalaagrisse, mis toimub nii-öelda piirkondlikult Pärnumaa peale või siis minna laagrisse või üritusele, mis on üle Eesti, siis nad on kohe valmis ja neile nii-öelda väga meeldibki see üle-eestiline aspekt, mida me oleme ka näinud, et noored aina rohkem väärtustavad ja Neliha on alati olnud see, et ei ole ainult piirkonna ja klubitegevused, vaid on ka see üle-eestiline tasand ja need sõprused üle Eesti, et siin on häid näiteid ka minu enda elust. Ongi sõbrad endiselt üle Eesti. Nii just ongi. Kas sinul on ka veel jaksu mõnda noorterühma vedada? Tegelikult on nii, et Põltsamaal meil on küll Põltsamaa tegusad ja tegelikult on seal veel Happy People ja Adavere kandis on siis Adavere kärsitud, et
mina olen seotud Põltsamaa tegusatega, et seal on tegelikult teine juhendaja ka, Helena Nõmmik, et mina olin siis kaasjuhendaja. Ja alguses me justkui saime kokku ja küsisime ka, et mis me teeme, kuhu läheme, aga tõesti, noortel on nii palju tegemist, et me olemegi jäänud selliseks klubiks, kus me siis jagame infot noortele, meil on oma siis infokanal, et nad saavad teada, millised üritused, sündmused toimuvad, mitte ainult mida meie korraldame, vaid me pakume ka siis, mida näiteks ENL korraldab või kuskil mujal midagi on. ENL on siis mis? Eesti Noorteühenduste Liit, just. Et me nagu jagame noortele suunatud infot ka. Ja tegelikult me järjest enam näeme, et see üle-eestiline tegevus on nagu meie selline põhitegevus lõpuks ja siis ka rahvusvahelised tegevused, et mitte ainult siis need seminarid ja noortevahetused, vaid meil on siis tegelikult teine pool on siis, mida me nimetame ise IFI programmiks, see on siis International Farm Youth Organization, eks ole? Exchange ja vahetus nagu, nii et maanoorte vahetusprogramm, et see toimib siis meil nagu suvel, et meie võtame vastu välismaalt noori ja ise saadame ka siis sinna. Ja kus need vahetused toimuvad, kas see on siis konkreetselt talus või võib olla mingi teine koht või peredes? Ja meil on nagu partneriteks erinevad riigid ja kuna meie võimekus on vastu võtta 3-4 noort, siis me nagu valime, milliste riikidega me koostööd mis aastal teeme. Et välja me oleme saanud rohkem saata, sest vastuvõtjad on suuremad riigid ja nemad on siis avatumad. Et tegelikult käib see nii, et kuulutatakse välja siis konkurss, noored saavad kandideerida, öelda kuhu riiki nad tahaksid minna. Mina olen siis IFI koordinaator, kes siis peab sidet teise riigi koordinaatoriga ja jagame siis infot noorte kohta. Et noorel peab olema endal küll lennupilet sinna ja tagasi, aga ta saab elada siis pere juures ja tal on võimalik siis 2 nädalat kuni ütleme ligi 3 kuud olla perede juures ja meie siis koordinaatoritena otsime erinevaid peresid, et ühes peres on noor kusagil 7-10 päeva ja siis ta läheb järgmise pere juurde. Nii et see on väga-väga suur võimalus, kogemus noortele ja me tegelikult oleme vist aastast, ei teagi, kui ma mõtlen, et 2015 sealt kandis kuskil üle 20 noore saatnud välja ja vastu võtnud. Et see pere ei pea olema just ise nii-öelda põllumajandusettevõtlusega tegev, ikkagi ta on nüüdseks juba laiem ja ongi see fookus just nii-öelda ka maaelul, need pered, kes vastu võtavad. Nendes riikides ei ole alati ka ise põllumajandusettevõtjad, vaid elavad nii-öelda maapiirkonnas ja tegelevad seal kas kogukonnatööga või on siis kuidagi nii-öelda seotud selle maaelu teemaga laiemalt. Just, ei pea olema, et sul on põllumajandus või siis loomapidamine seal taga, et mina näiteks ise olen ka võõrustanud 2 noort, mina elan küll linnas, mul on oma aed ja nii edasi, aga minu tutvusringkonnas on inimesi, kes siis tegelevad kas siis põllumajanduse või mingisuguse muu asjaga, näiteks turismindusega, et siis on võimalus alati nendega koostööd teha. See linn on siis Põltsamaa? Mina olen Põltsamaa. No selline paras väike ja keegi kuskilt tuleb nii, et ja viid neid siis ju ringi. Kas Eestis ta käib ka mitu peret läbi või on pigem ühes? Ikka, sest et näiteks nagu kaugemalt tulev noor, meil on nüüd olnud 3 aastal Taiwanist noor ja ise on meie noored ka Taiwani saanud minna, siis temale me oleme otsinud ikkagi 4-5 peret selle aja jooksul, sest ta on kuskil üle 2 kuu nagu Eestis. Ja võimalikult ka, me proovime ikka leida võimalikult üle Eesti, et need regioonid ja piirkonnad oleksid erinevad ja näeksid seda Eesti võlu ikkagi igast vaatest. Karmen ise on olnud ka IFI pere. Meie peres on ka käinud nüüdseks 2 IFI-t ja lisaks varem nii-öelda minu see pisik tuli ka sellesama õpetaja juhendaja kaudu, kes ise tollel hetkel ka vastu neid IFI-sid võttis ja see on tõesti suurepärane võimalus meie 18+ noortele ja see on see, kus me tegelikult oma viilistlastega head kontakti suudame hoida, et ikka, kes on nii-öelda mõni aeg võib-olla 4 aastat kaugemal olnud, näeb üks hetk, et tema elus on õige hetk minna suveks reisile ja nii-öelda avastada seda maad ja tal on see 4H taust, et siis ta on ikkagi tee nii-öelda 4H-ni tagasi jõudnud ja siin selles vahel me võimegi teha ka üleskutse, et meie kodulehed tegelikult eesti4h.ee leiab selle info ja Annika, nüüd sa võid täpsustada, millal täpsemalt, aga peagi hakkab juba uus kandideerimine, et suveks leida endale äge sihtriik. Just, et me oleme siis riikide vahel koostööd just siin teeme kogu aeg ja arutame, et millised need tingimused saavad olema, et tegelikult on riikidel ka erinevad. Mõned võtavad vastu kindlal päeval, et kõik peavad ühel ajal kohale jõudma, mõned on paindlikumad selles osas ja nüüd detsembris me siis tegelikult tahame välja kuulutada uue siis kandideerimise vooru ja jaanuar-veebruar
veebruar, siis tegelikult selgubki, et kes meile tuleb, keda meie saame välja saata ja siis me hakkame, kui meil on nii-öelda noored teada, kes tulevad, siis me hakkame otsima peresid, et see on tegelikult meil olnud üsna suur väljakutse, et esialgu olid pered ainult 4H ringkonnast, aga kuna need hakkasid korduma ja tegelikult alati kõigil võimalusi ei ole, siis me oleme juba seda ringi laiendanud, et oleme ka koolide kaudu, ametikoolide kaudu, tõesti teiste organisatsioonide kaudu otsinud endale siis neid peresid ka siis noorte talupidajate liidu kaudu. Täpsustan siis, et käisid läbi, aga need noored, kes liiguvad, on siis 18+, mis see lagi on, 26 või on paindlik? Ja selle paneb ka paika iga riik ise, et ütleme, maksi on nagu tegelikult 30, et 18-30 on olnud. Ja. Et kindlasti, ja need noored, ütleme niimoodi, et kui ta on 18+, aga loomulikult on tal peaks olema siis 4H pikem taust, mitte nii, et ta tuleks kuskilt mujalt. Meil on ikkagi, sellel aastatel oleme ikkagi võtnud vastu ka neid, kes on tulnud noori, kes on näiteks Viljandimaalt või Põlvamaalt olnud, kus nii-öelda ei olegi tal olnud seda võimalust 4H-ga liituda, aga tal on ikkagi see nii-öelda maanoore taust, see piirkondlik nii-öelda regionaalne taust, siis selles mõttes me ikkagi kellegile kätt ette ei pane, et see on meie rõõm pakkuda neid võimalusi ja laiemale. See on avalik kutse, aga nad astuvad meie liikmeks selleks, et siis minna. Nii et Põlvamaa noor, kes tahaks võib-olla siin mõnel aastal minema, ei pea hakkama Pärnusse sõitma, et üritustel osaleda, vaid ikkagi see võimalus on olemas. Aga nüüd ma küsin nende vabatahtlike juhendajate kohta, et kindlasti jõudumööda ka neid tekib juurde, et kui nüüd keegi tunneks endal powerit, et tulla ja olla ja natukene veel seda fookust võtta, et kuidas ta siis peaks talitama, kas jällegi Annika sinu poole pöörduma või ja arutama, et kuule, tahaks ühte väikest gruppi siin luua või mul juba siin tegelikult on, et võib-olla paneks siia 4H sildi juurde ja võtaks teie neid põhimõtteid omaks? Jaa, see täpselt nii ongi, et kes tunneb, et tahaks meie hulka kuuluda, võtab lihtsalt ühendust, kas minu või siis sekretär Edaga, et meil on tõesti kodulehel kõik kontaktid olemas ja siis saame edasi rääkida, et kas seal lähemal on juba keegi, kellega ta saaks koostööd teha või kui ise veel ei julge nagu päris otsast alustada, et kuuluda esialgu kellegi juurde, et jah, see võimalus on olemas. Kas ta siis saab mingisuguse mentortoe, sest ma kujutan ette, et teinekord nad tulevad ka ühe kaupa, et ei saa nagu suuremat gruppi, võib-olla vahel on nii, et on 3-4 korraga või rohkemgi, et kas te siis koolitate, toestate või pigem on see selline individuaalne mõttevahetus ja juhendamine? Ja, et võib-olla kunagi varem oli nii, et neid oli korraga rohkem ja siis olid ikkagi see koolitusprogrammid, et meil praegu kuidagi kujuneb välja, et need, kes on juhendajaks tulnud, nende omad lapsed on siis esialgu olnud selles klubis ja nad on siis kaasatud kui vabatahtlikuna ja mingil hetkel nad ongi, et ma olen ka nüüd juhendaja ja tulen teiega üritustele kaasa ja aitan ja teen. Ja siis ta nii-öelda kõrvalt on näinud, kuidas see asi toimub ja käivad ka siis juhendajate sellistel ühisüritustel, et kuidagi niimoodi on need teadmised ja oskused nendeni jõudnud ja alati nad saavad küsida, kui midagi on, et me nii-öelda koolitust otseselt ei kutsu kokku, et 10 inimest ja siis hakkame koolitama. Et see on kunagi varem olnud. Mingi kindel aeg, et võib-olla parem olla alustada seal kuskil sügisel või tegelikult ikkagi aasta ringi, eks ole? Tegelikult ikkagi nüüdsest aasta ringi, et kui algselt ikkagi oli ta väga tugevalt seotud just sellega, et õpetajad ja kooliaasta ja kuidas need lapsed on, siis nüüdseks on ikkagi läinud nagu väga paindlikuks, eks see suurem tegevus jääb ikkagi kooliaastasse, kus noored kokku eelkõige tulevad. Aga tegelikult 4H-ga saab liituda aasta ringi ja pidevalt. Ja et meie kontaktid kodulehelt leiab ja alati võib ühendust võtta ja uutemate juhendajatega saame läheneda seda individuaalsemalt, et väga palju on ka olnud sellist praktikat, kus nii-öelda eakamad juhendajad on leidnud endale järeltulija, on algselt koos juhendanud ja siis üks klubi üle andnud. Aga kui keegi tõesti on nii-öelda väljaspool organisatsiooni, ei tea üldse siis tegelikult ja võib-olla ka kahtleb, et kas ta tahab osaleda, siis meie peakontorist Eda ja Annika käivad tegelikult andmas erinevaid infopäevi ja infotunde ja tutvustavad 4H-d, et alles nüüd hiljuti nad just tuuritasid erinevates noortekeskustes ja Põlva ja Võrumaal. Jah, kus 4H-d praegu ei ole ja tutvustasid siis nii-öelda nii noortele otse kui ka tegelikult sealt kaudu ka potentsiaalsetele juhendajatele, et mis see 4H on ja miks sinna peaks üldse tulema. Et me teeme natukene ka sellist tööd, et ise kaugemale jõuda. Aga väga tore oleks näha, kui keegi meiega ühendust võtaks, et
tundub ka põnevad. Tegelikult meil on natukene oleme liikunud ka sinna suunda, et kui me koha pealt juhendajat ei leia, siis see noor võib ikkagi meiega liituda. Et kas siis mõnda lähedal oleva klubiga või siis otse nagu 4H alla, et tal ikkagi oleks see võimalus, kui ta soovib ja tahab, et me nagu ei lükka kedagi tagasi, kui ei ole koha peal juhendajat ja klubi. Ja kuna te just ju rääkisite ka, et ega seda iganädalast nii palju võib-olla vaja ei olegi, et siis ta saab osaleda teil võib-olla mingitel suurematel ja spetsiifilistemal tegevustel. Me nüüd rääkisime paarist programmist, et aga kas on teil veel mingisugune programmide kohta, ma ei oskagi küsida, et mis teil veel, millest veel oleks hea meel nagu tutvustada? Võib-olla lühidalt ongi, et on see suvelaager, siis juurde toimub meil traditsiooniliselt kiidupäev, kus me kiidame enda tublisid, söke üle-eestiline tänusündmus. Lisaks on meil siis akadeemiat, tavaliselt kevad- ja sügisakadeemiat, mis on just mõeldud 13+ noortele ja seal me oleme natuke sisulisemad võib-olla aruteludes, et kuidas luua head keskkonda ja nii füüsilist kui ka vaimset. Ja lisaks viimased 2 aastat oleme me teinud sükest ägedat häkatoni projekti, mis on tulnud tegelikult Läti 4H-st. Nemad olid väga tugevad oma häkatonidega ja sealt üks hetk ennem Annikat eelnime tegevjuht võttis projekti vedada ja Annika on seda jätkanud ja oleme teinud üle Eesti nüüdseks. Annika oskab täpsustada, mitu häkatoni meil on toimunud. Ja mis teemad sealt siis ülesse kerkivad? Jah, et see viimane häkaton meil oli siis see, et noored said tähelepanu pöörata erinevatele probleemidele, mis nende kodukohas siis on. Et mida siis oleks vaja muuta või teisiti teha. Ja tegelikult nii nagu on piirkonnad erinevad, on need probleemid ka, et noored märkavad, kus siis oli näiteks üks oli väga selline huvitav, et koolis ei olnud vesi joogikõlblik noorte arvates, et olid seal mingi maitse ja värvus ja nii edasi, et muidugi noored seda probleemi ise ei saanud ära lahendada, aga nende mure jõudis ikkagi siis otsustajateni. Sellepärast, et kui meil need piirkondades häkatonid toimusid, siis me kutsusime žüriisse ka kohalikus omavalitsusest esindajad, et et siis otsustajateni lähemale jõuda. On olnud ka sellist asja, et noored on tahtnud siis sellist aiapidamist teha ja nad pärast häkatoni lõppemist läksid oma kodukohta ja siis viisid oma plaanid ellu. Ja kui meil nüüd häkatoni nime all praegu ei tule see sügisakadeemia, siis meil toimub seal tegelikult maailmakohvik, kus noored saavad mõelda, kuidas kogukonnas vaimset tervist siis toetada, mida nemad saaksid ära teha või siis millist sõnumit seal levitada, et vaimsele tervisele rohkem tähelepanu pöörata. Me oleme rääkinud peakontorist. Kus see peakontor asub? Kas praegust Põltsamaal või? Peakontor asub Pärnus, kuna tegelikult esimesed klubid tulid ikkagi Pärnusse ja seal on olnud ta varem teises asukohas, et nüüd me oleme Tallinna maanteel ja igapäevaselt sekretär Eda Hanni on siis seal tööl ja mina töötan kodukontoris Põltsamaal. Meil on omavahel väga hea selline sidepidamine, sest tänapäeval on väga head vahendid selleks ja käin ikka aeg-ajalt ka Pärnus, aga kuna me oleme tõesti üle-eestiline organisatsioon ja tegevused toimuvad erinevates kohtades, siis ei pea ma Pärnus koha peal kogu aeg olema. Jah, see eelis ja on meil tänapäeval tõesti olemas, et juhatused ja ka tegevmeeskonnad võivad elada rahulikult kuskil mujal. Te puudutasite sellist teemat, et tõesti noored tõstavad oma probleeme esile ja see on tore, et neid peab õpetama sellel teel, et kuidas märgata ja tõesti, mis siis võtta, et kui see vesi mulle ei meeldi, et kuhu ma siis pöördun, et mitte ma ei lähe kuskile keldrisse vaatama, et isa ütles, et mingi filter vahetatakse, eks ole, et seda võib-olla me nagu ei soovita kodus järele proovida. Aga ma tuleksin selle juurde, teil on ju hea pilt oma taustast ja kõigest sellest. Mida Eestis täna maanoore või noor, kes on maal, see tegutseb, te ütlesite väga õigesti, et täna on põllumajandus üks valdkond, mida maal on lihtsam teha kui linnas, aga kõik muud ettevõtlusvormid, väga-väga paljud on ka maal, nii et see maaelu on tõesti palju kirjum ja täna võib olla seal maal elav DJ, nagu te siit käis läbi või teha mida iganes nendel teemadel.
et räägiks sellest maaelu, noorte maaelu poliitikast ja teie nagu mõtetest või soovitustest või ka nendest puudujääkidest, et Annika, sul on mõned mõtted, Karmeniga jõudsime ka nendel teemadel natuke rääkida. Jah, et tegelikult ju praegune maanoor on hoopis teistsugune, kes oli 10 või 20 aastat tagasi ja nagu rääkisime ka võimalused on teised, et meie soov on ikkagi see, et see noor, kes seal maal on, et ta teaks, mis seal toimub ja et ta tuleks ka sinna tagasi ja proovime siis ka selliseid tegevusi nagu pakkuda, et tal nagu siis jääks kuskile teadmisesse see tegu nagu või see võimalus. Et mina elan Põltsamaal, kus tegelikult on väike linn, aga on selline aedlinnak, ja ümberringi on meil tõesti väike tootjaid, et kes ei tegele üldse siis talupidamisega. Et võin näitena tuua, näiteks on maisilabürint, et igal sügisel avatakse maisilabürint ja siis saab seal nii-öelda meelelahutuslikult aega veeta ja tegelikult on sinna ka õppeprogrammid juurde loonud, et kutsub koole külastama. Samamoodi on siis leivatootjaid, turismi valdkonnas tegutsejaid, et tõesti noortele tutvustada ka seda, mitte ainult siis, et käsi mullas ja et laudad on, et tõesti seda on vähem ja tänapäeval võib-olla ka sinna ligi nii lihtsalt ei lasta enam. Et sa pead ikkagi olema selle talupere tütar või poeg, et sa näeksid lähedalt seda elu. Et üksikud siis kohad on, kuhu nagu saab seda vaatama minna, nii et tegelikult on tõesti see palju laiem see maaelu. Karmen, sellest riigi ja ka omavalitsuse tasandi noortepoliitikast, kuidas sina seda näed ja mida võiks hoopis rohkem olla? Ja, no selles mõttes me tegeleme praegusest ikkagi maapiirkonnas, nagu ma enne mainisin, neid noori on vähe, nagu inimesi üldse kahjuks, siis tähendab, et need ühed noored, kes seal aktiivsed on ja valmis tegutsema, nad on jaguneb neid igale poole. Nemad on enamasti need, kes on õpilasesindustes, nad on noortevolikogudes, aktiivsed noortekeskustes, kirjutavad erinevaid rahvusvahelisi või noorteprojekte ja osalevad siis ka 4H-s. Et tegelikult need on kõik väga erinevad struktuurid, mille me sisuliselt ikkagi teeme ühte tööd ja tahame, eesmärk on ühine pakkuda paremaid võimalusi, eelkõige siis maapiirkonna noortele. Aga meil puudub me teeme ikkagi omaalgatuslikult väga palju koostööd ja katusorganisatsiooni kaudu ka, aga riiklikult meil puudub võib-olla ühtne visioon või lähenemine sellele, et vaadata seda kui tervikut. Et minu arust me oleme nagu takerdunud kohati ka sinna, et see noort ei tohiks üldse ära minna maalt ja et ta peakski sinna kuidagi jääma selleks, et ta sinna jääks. Aga nüüdseks ikkagi me näeme seda, et see kogemused ja võimalused, mis noored saavad kas linnades õppides või hoopis üldse välisriigis õppides ühel hetkel ülikoolis, see on väga väärtuslik. Lihtsalt me peame suutma pakkuda neile mingit head väärtust, et nad siia tahaksid tagasi tulla. Ja siin tegelikult see noorsootöö ja noorteosalus ja noorte valdkond laiemalt on see tegelikult võtmasi, et hea kooli pärast tullakse ka tagasi, aga tihedamini just see nii-öelda hea vaimne keskkond, mis on tegelikult loodud ja kuhu meie väga paljud tegelikult oma tööga panustame, on hästi oluline. Et siin võib-olla riiklikult on vaja natukene paremat tervikpilti ja visiooni sellele, et kuidas seda maaelu hoida jätkusuutlikuna ja nii-öelda atraktiivsena ja kuidas nii-öelda ka noorte valdkonnas ikkagi tuua aina rohkem seda maanoort välja ja selle eest me oleme väga aktiivselt ENL-is, seal Eesti Noorteühenduste Liidus kõnelemas, et see on aina olulisem fookusgrupp, et sellele ei pea pöörama tähelepanu ainult maaeluga tegelevad organisatsioonid, vaid tegelikult see on noorte valdkonna osa sammuti. Jah, et kui noor on saanud tegelikult ju panustada või kaasa rääkida oma kodukohas, siis tal jääb selline side ja me loodame, et see side toob teda tagasi nagu kunagi. Et päris lõppu siia veel võib-olla mõned tulevikuplaanid ja siis me peamegi tänaseks tõmbama otsad kokku, et võib-olla mõnel teisel teemal kunagi veel kohtuda. Jah, no järgmine aasta on juubeliaasta. Jah. Ja meil on nüüd nii-öelda just eelmisel juhatuse koosolekul panime oma suuremad aastaplaanid paika, et kui meil tavaliselt nii-öelda see suurlaager, see suvepäevad on selline peamine, kus saavad nii nooremad liikmed kui ka vanemad liikmed, kus juhendada kõik kokku ja lisaks toimuvad siis vanematele ehk siis 13+ noortele need akadeemiad, siis sellel aastal me tahame testida sükest suurt talvelaagrit, nime on veel ristimata just noorematele, et nemad ka saaksid üle Eestiselt kokku, sest me näeme, et need sõprussidemed, mis tegelikult tekivad 4H-s üle eestiliselt, on tõesti vapustavad ja need jäävad, nad üksed saavad linnades kokku ja tõesti minu ühed parimad sõbrad on kõik 4H-st saadud. Et
see on hästi oluline nii-öelda hoida seda, et noortel oleks järgmisel aastal just väga palju erinevaid tegevusi. Ja tegelikult meil ju järgmine aasta lõpeb ka praegune arengukava, et me oleme alustanud siis selle koostamise protsessiga ja kaasame kindlasti siis nii-öelda oma erinevad huvigruppe, noori juhendajaid ja kes siis on meiega seotud, et see on meil üks selline tõsisem väljakutse ja sellele siis tulevikule otsa vaatamise koht. Ja et see nii-öelda arengukava nii-öelda arutamise hetk just on tegelikult väga süke tõsine küsimus meie jaoks, et just, et mis ja kuidas on see organisatsiooni tulevik, mis on head praktikad, mis on võib-olla asjad, mis enam tõesti meetoditena ei tööta, et noored on muutunud, keskkond on muutunud, võimalused on muutunud, nagu me oleme maininud. Et millist fookust hoida, millega edasi minna, millega tegeleda, et 4H selles mõttes see ikkagi kindlasti jätkab oma tegevust ilmselgelt oma noortega, see on alati meie põhifookus olnud, aga me oleme siin oma keskis ka arutanud, et kuidas juurde tuua rohkem ka tegelikult seda põllumajanduslikku külge, kus meie juured on, et ka tegelikult see maanoor, nagu Annika mainis, tegelikult ei saa võib-olla sinna põllumajandustootmisele enam ligi, ta ei näegi üldse, ta ei tea võib-olla, milline lehm on. Et natuke tuua seda nii-öelda seda põllumajanduslikku haridust sinna juurde ja näidata, et millised nii-öelda maaelu ettevõtlusega tegelevad organisatsioonid, ettevõtted on. Et on siin see küsimus, et kuhu fookust seada? Jah, sest tegelikult meil ju see ka rahastus, me oleme sõltuvad ikkagi ja projektide põhjal ka alati ei õnnestu see, mida me soovime ja tahame, et me teeme kindlasti kõik asjad ära, ainult siis see maht on erinev ja võib-olla noored sellest ei saagi kohe aru, et ikkagi täidame oma eesmärgi, et nad saavad seal kõik selle, mida me oleme eesmärgiks seadnud. Ma väga tänan selle huvitava vestluse eest ja soovin teile edu ja et inimesed leiaksid teid ja et jätkuks seda jaksu ja ka seda ressurssi, millega seda edasi viia, nii et aitäh selle vestluse eest. Järgmised maaelu jutud juba järgmiste inimestega, aga annan siin ka lubaduse, et maa noortest ja noortest maal me räägime veel, nii et kohtumiseni, aitäh! Aitäh!